1940 ja 50 oli Ameerikas selline reklaam. Rohkem arste suitsetab Camelit kui ükskõik millist muud sigaretti. Kujutad ette, arstid, kes peaksid inimese tervist kaitsma, soovitasid inimestele tubakatoodet, mis hiljem osutus üheks suurimaks rahvatervise katastroofiks. Eestis suitsetab 2025 aastal umbes 25% inimestest. Mehi on suitsetajate hulgas rohkem kui naisi ja nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt näitavad uuringud, et suitsetamine on levinum just madalama haridustasemega inimeste seas. Aga oluline on mõista, see, mida põlisrahvad tubakana kasutasid ja see, mida me tänapäeval sigaretina tunneme, on kaks täiesti erinevat asja. Tubakat kui sellist on kasutatud tuhandeid aastaid. Põlisameeriklased suitsetasid seda tseremoniaalselt. Amazoni hõimud kasutavad tänapäevalgi hapeed šamanistlikes rituaalides. See oli piiratud rituaalne tegevus, mille eesmärk polnud igapäevane tarbimine ega sõltuvus. Ja siit algabki suur pettus, sest tänapäeva sigaret ei ole enam looduslik tubakas, vaid tubakatööstuse leiutis, mille eesmärk on üks: muuta sind sõltlaseks. Näiteks ammoniaak muudab nikotiini vabamaks ja kiirendab selle imendumist aiu. Lisaained pehmendavad maitset ja vähendavad ärritust, et sa tõmbaksid sügavamat ja sagedamini. Suhkru karamelliseerimisel tekivad ühendid, mis mõjutavad dopamiiniretseptoreid ja võimendavad nikotiini mõju. Seega ei ole see juhus, et nikotiin jõuab aius sekunditega ja sõltuvus tekib nii kiiresti. See on teadlikult disainitud. Päris fucked up, kas pole? Tekib küsimus, kuidas sellised asjad saavad üldse legaalsed olla? Selle kohta on vana hea ütlus: follow the money. Ehk sinna, kuhu viib raharada, seal peitub ka vastus. Soovitan vaadata Kuldgloobusele nomineeritud 2006 aasta filmi Thank you for smoking, mis annab hea ülevaate sellest, kuidas tubakatööstus päriselt toimib. Ja sigaretid pole kahjuks kaugeltki ainsad. Tubakatööstus on loonud terve rea uusi tooteid, mis kõik hoiavad sind nikotiini ahelas. 2010 aasta paiku tulid turule e-sigaretid, kus pidi ostma vedelikke ja täitma akusid. Need jäid pigem entusiastide maailmaks. 2020 paiku jõudsid turule ühekordsed e-sigaretid, disposables. Värviline disain, 100 maitsed ja nikotiinisoolad, mis annavad kiire ja tugeva laksu. Need said kiiresti väga populaarseks nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Ning lõpuks nikotiinipadjad. Neid reklaamitakse kui ohutut alternatiivi ja meetodit suitsetamisest loobumiseks. Aga need võivad olla isegi ohtlikumad just sõltuvuse mõttes. Neid saab kasutada igal pool ja igal ajal. Need hoiavad veres pidevat nikotiinitaset, mis kinnistavad harjumust. Padjakeses võib olla nikotiini mitu korda rohkem kui ühes sigaretis. Ja need näevad justkui süütud, meelitades noori varakult sõltuvusse. Kõige selle keskmes on üks ja sama aine: nikotiin. Tööstus on lihtsalt muutnud selle kättesaadavuse aina kiiremaks, tugevamaks ja mugavamaks. Mis puudutab niinimetatud nikotiini asendusravi, siis olgem ausad, see on lihtsalt 15 vormi nikotiini tarbimiseks. Kas alkohoolik võiks loobumiseks viina asemel hakata hoopis õlut jooma? Täpselt. Aga sõltuvus ei püsi ainult keemiliste ahelate najal. Suitsetajad hoiavad seda ise elus läbi valeuskumuste. Kunagise suitsetajana olen neid lugusid ka endale rääkinud. Siin on 11 levinumat uskumust ja müüti. Number 1. Mulle lihtsalt meeldib suitsetada. Tegelikult suitsetaja naudib pigem sõltuvuse leevendust kui suitsetamist ennast. See tunne, mida nimetatakse naudinguks, on lihtsalt ära jääma nähtude ajutine vaigistamine. Number 2. Kui ma tahaks, siis ma saaks kohe maha jätta. Seda lugu räägivad sõltlased vist kõige rohkem. Nikotiinisõltuvus on nii tugev, et enamus suitsetajaid on proovinud loobuda mitmeid kordi, kuid vähestel õnnestub seda teha. Tõenäosus edukalt ilma abita maha jätta on ainult 3–5%. Number 3. Suitsetamine aitab mul stressi maandada. Tegelikult nikotiin tekitab stressi. Südamelöögi sageduste tõus, vererõhu tõus ja nii edasi. Rahunemistunne tuleb ainult sellest, et nikotiin vaigistab omaenda ärajääma sümptomeid. Number 4. See hoiab mu kaalu kontrolli all. Mõnel juhul suitsetajad võtavad pärast loobumist paar kilo juurde, aga suitsetamine ei ole tervislik ega tõhus kaaluhaldusmeetod. Suitsetamisega seotud haiguste risk on kordades suurem. Number 5. Mu vanaema suitsetas 90. eluaastani ja tal polnud midagi viga. Selle nimi on survivor bias, sest me näeme ainult üht näidet ellujäänust, aga ei arvesta sadade tuhandetega,
kes ei elanud 90-ni, sest surid enne südamehaigustesse, vähki või kroonilisse kopsuhaigusesse. Number 6. Light, mentool, e-sigaret, padjad on palju ohutumad. Light sigaretid ei vähenda riske. Inimesed tõmbavad sügavamalt, et saada nikotiini kätte. Nikotiinipadjad ja e-sigaretid võivad küll vähendada teatud riske, aga sõltuvus jääb ja sageli tugevneb. Number 7. Suitsetamine teeb mind loomingulisemaks ja aitab keskenduda. Nikotiinil on lühiajaline ergutav efekt, aga sõltuvuse tõttu on fookus ja energia tegelikult halvemad kui mitte suitsetajal. Number 8. See on minu isiklik valik, ma ei mõjuta kedagi teist. Passiivne suits suurendab teiste, ka laste haigestumise riski ja lisaks mõjutab suitsetaja terviseprobleemidega lähedasi ja ka tervishoiusüsteemi. Number 9. See on hea paus, et korraks õue minna. Tegelikult paus ja värske õhk iseenesest on kasulikud. Suitsetamine ei lisa sellele midagi head. Sama efekti saab kohvipausi, väikese jalutuse või hingamisharjutustega. Suitsetaja seob pausi negatiivse sõltuvusega. Number 10. Mul teisi pahesid ei ole, see on minu ainuke asi. Suitsetamine ei ole väike pahe, vaid üks suurimaid välditavaid haiguste ja surma põhjuseid maailmas. Üks ainuke asi võib mõjutada eluiga ja tervist rohkem kui kõik muud pisiharjumused kokku. Ja viimasena, number 11. Kui ma X vanusesse jõuan, siis jätan maha. Seda mõtet lükatakse tihti edasi. 30, 40, siis 50 ja nii edasi. Reaalsuses on loobumine hiljem raskem, sest sõltuvus süveneb ja harjumus kinnistub. Lisaks kaotatakse palju tervena elatud aastaid, mida varajane loobumine tooks. Kui me juba teame, et suitsetamine tapab, siis miks me ikkagi suitsetame? Vastus peitub sõltuvuse juurtes, sest suitsetamine on sõltuvus. Ja iga sõltuvuse juur on rahulolematus eluga. Olgu see trauma, stress või sisemine tühjus, me püüame seda täita nikotiiniga. Samamoodi saaks seda väljendada ka alkoholi, liigsöömise või mängurlusega. Aga nüüd kõige olulisem. Kuidas sellest orjusest vabaneda? Muutus saab toimuda alles siis, kui me tunnistame, et tahame oma elu parandada ja me ei ole enam nõus kannatama. Mina loobusin tänu kurikuulsale Alan Carri raamatule Lihtne meetod lõpetada suitsetamine ilma tahtejõuta. See raamat julgustab sind lugemise ajal edasi suitsetama ja lõpuks viib sind arusaamiseni, miks see kõik vajalik oli ja miks sa tahad loobuda. Jah, ka mina olen olnud nikotiinisõltlane aastaid oma elust ja näinud ka lähedasi inimesi sõltuvuses juba aastakümneid. Ma olen veendunud, et igasugune sõltuvus on orjus. Sa oled ori ja sa lased millelgi oma elu üle dikteerida, andes ära vastutuse oma elu osas. Orjusest vabanemise tee algab hetkel, kui tunnistad ise endale. Mul ei ole tegelikult kõik hästi. Muutus on võimalik ja viimaseks, ma ei ole sel teekonnal üksi.